See on tõesti ootamatu uudis. Hiina valmistub salaja Vladimir Putini lahkumiseks ja koostööks Venemaaga ilma selle kääbust diktaatorita. Wall Street Journal avaldas materjali, mis pidi Kremlis külma ajudinaid tekitama. Vestlustest mõlema riigi ametnike, diplomaatide ja analüütikutega selgus, et Peking ei panusta enam isiklikult Vladimir Putinile. Hiinlased loovad vaikselt ja ettevaatlikult, liigset tähelepanu vältides sidemeid Venemaa eliidi ja ametnikega, kes hakkavad määrama Venemaa tulevikku pärast Vladimir Putini lahkumist. Pekingi loogika on üsna küüniline. Venemaa läänevastane suundumus on nii sügavalt juurdunud ühiskonda ja riigi institutsioonidesse, et see elab üle ka praeguse diktaatori Vladimir Putini. See tähendab, et Putin on lihtsalt vahetatav tegelane. Lihtsalt, Putin eemaldati, pandi keegi teine asemele. Midagi muud ei muutunud. Oluline ei ole Putini isik, vaid süsteem, mida saab, edasi lüpsta. Sest Venemaa on juba muutunud täielikuks Hiina ripatsiks. Selles saates, kuidas Venemaa muutus nooremaks partneriks, keda Peking saab kergesti manipuleerida. Miks sinoloogid räägivad Venemaa muutumisest hiiglaslikuks laosiks? Milles seisneb strateegia venitada venelasi, kuni nad põlvili langevad? See ei ole nali, see on otse Hiina doktriin. Kuidas Xi Jinping sundis Putinilt välja kapituleerumise Yuani küsimuses? Ja kõige plahvatusohtlikum. Miks Vene eriteenistused registreerivad praegu oma ametnike massilist värbamist hiinlaste poolt, kuid vaikivad ega tee midagi? Minu nimi on Aleksei Petši. See saab olema ülimalt huvitav saade. Seega tellige kindlasti kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. See võtab vaid sekundi. Mul on sellest hea meel ja see on kasulik. Alustame siis põhiasjast. Vladimir Putini ajal, kes katkestas sidemed läänega, on Venemaast saanud täielikult Hiina noorem partner. Hiina, ehkki ettevaatlikult ja mitte avalikult, manipuleerib Venemaaga oma huvides. Aga see pole kõige tähtsam. Peamine on hoopis see. Wall Street Journal kirjutab, et Peking arendab märkamatult suhteid Venemaa valitseva klassiga, möödudes järk-järgult Vladimir Putinist ja tema lähikonnast. Hiinlased tugevdavad sidemeid ametnike ja eliidi esindajatega, kes hakkavad määrama Venemaa tulevikku pärast Vladimir Putini lahkumist. Ja see on tegelikult hoop Putini režiimile, millele ta kardab vastata. Mõelge sellele. Samal ajal kinnitab Vladimir Putin kogu maailmale piiritud sõprust Hiinaga. Tema niinimetatud parim sõber tutvub juba tema järeltulijatega. Ja sellega näidatakse, et sõber pole siin Putin. Putin on lihtsalt ettur, keda on lihtne asendada. Lihtsalt lükkata malelaualt maha ja paned teise asemele. Ja kõik. Ja Hiina on selle strateegia omaks võtnud. Pekingi arvestus on väga lihtne. Hiinas lähtutakse sellest, et läänevastased meeleolud on Venemaa metsikus ühiskonnas ja riigiasutustes nii sügavalt juurdunud, et need elavad üle ka praeguse presidendi. See tähendab, et ükskõik, kes pärast tuleb, Venemaa jääb läänele vaenulikuks. Ja seega on ta määratud Hiina mõjusfääri. Ja panustada tuleb mitte inimesele, vaid süsteemile. Ja siin märgivad ajakirjanikud, et kui Xi Jinping oli just võimule tulnud ja esimest korda kohtus Vladimir Putiniga, 2013 aastal moodustas Hiina osa Venemaa kogukaubanduskäibest umbes 10%. Ei saanud öelda, et Venemaa oleks tol hetkel olnud kriitiliselt sõltuv Pekingist. Aga siis... Hullunud vanamees Vladimir Putin otsustas 2014 aastal Ukrainat rünnata. Ja sellest ajast alates on see number 4-kordistunud. Hiina osa Venemaa turul on täna üle 40%. Ja nüüd peegelpilt. Venemaa osa Hiina kaubanduses on alla 4%. Selline ongi kogu tasakaal suhetes parimate sõprade vahel. Moskva jaoks moodustab Hiina peaaegu poole kogu väliskaubandusest. See tähendab, et see on ellujäämise küsimus. Aga Pekingi jaoks on Venemaa pelk ümardamisviga. No alla 4%, mis siis? See tähendab, et isegi kui Venemaa homme hüpoteetiliselt täielikult kokku kukub, ei pane Hiina seda peaaegu tähelegi. Aga kui Hiina ühel hetkel keeldub Venemaale kaupu tarnimast, siis Venemaa lihtsalt kaob. Kui Hiina täna praeguses olukorras äkitselt sulgeb oma turu Venemaa jaoks, siis Venemaa kukub kokku sõna otseses mõttes 2 päevaga. Aga oluline on see, mida Venemaa Hiinale tarnib, mille pealt ta siis raha teenib.
nii et Venemaa on siiani pelk tooraine tarnija. Venemaa müüb Hiinale naftat ja gaasi suurte allahindlustega. Lisaks muid loodusvarasid, näiteks Siberi puit. Ei mingeid tehnoloogiaid ega kapitali. Ei tea, mingid eriti vinged kaubad tooraine. Ja veel tohutu allahindlusega. Ja allahindluste teemal räägime teiega veel edasi. Pekingi strateegilise eesmärgi sõnastas üsna selgelt Hiina uurija Aleksandr Gabujev. See on Berliini, Carnegie, Venemaa ja Euraasia uuringute keskuse direktor. Edasi tsiteerin teda. Hiinal on tõeliselt suurepärane võimalus muuta Venemaa omamoodi hiiglaslikuks Laosiks või hiiglaslikuks Pakistaniks. Riik, mis sõltub Hiinast palju rohkem, mis on temaga palju tihedamalt seotud. Riik, mis võtab Hiinat palju enam eeskujuks ja tänapäevasuse käsitluse allikaks. Lihtsalt öeldes, siin kõlas väga hea fraas selle kohta, et venelased võtavad Hiinat eeskujuks ja tänapäevasuse käsitluse allikaks. See tähendab, et see metsistunud venelane vaatab Hiina poole ja ütleb, nii peaksime meiegi elama, nii tulebki elada, just nii peabki. Selle poole tulebki püüelda. Veel kord. Venemaad kujutatakse Pekingis lihtsalt kui Hiinat. Hiiglaslik Laos. Mitte suur riik. Mitte maailma teine poolus. Mitte suur Venemaa. Ei, lihtsalt satelliitriigi suurem versioon. See riik vaatab Pekingile alt üles ja võtab temalt üle aru saama, kuidas elada. Ja Gabujev selgitab, kuidas seda täpselt saavutatakse. Taktika nimi on lihtne. Järgneb taas tema tsitaat. Kõige parem on venelasi edasi marineerida, oodata kuni majanduslik olukord Venemaal veelgi halveneb, kuni venelased on põlvili. Selleks, et nad nõustuksid Hiinale soodsate tingimustega. Kuidas teile selline sõprus meeldib, jah? Mitte päästa, mitte toetada, mitte hädast välja aidata, mitte ulatada abikätt, vaid marineerida. Ehk siis oodata, kuni läheb veel hullemaks. Sest mida halvemini Venemaal läheb, seda odavamalt ta end Hiinale müüb ja Peking oskab kokku hoida. Nagu Wall Street Journal märgib, sunnib Peking Moskvat ettevaatlikult, kuid järjekindlalt tegutsema enda huvides. Luues suhteid ja struktuure, mis toimivad rohkem kui 10 aastat. See tähendab, et lõks pannakse mitte Vladimir Putini ametiajaks, vaid terveks põlvkonnaks ette. Siin, kui venelastel oleks mõistus, nad mõtleksid, et kurat, asi pole selles, et Putin lahkub ja kõik muutub. Mitte midagi ei muutu. Sest Hiina allutab Venemaa täielikult endale. Kui Putin lahkub, tuleb keegi teine, aga midagi ei muutu. Te olite orjad ja jäätegi orjadeks. Hiina, nagu ta teie ressursse ammutas, teeb seda ka edaspidi. Võib-olla on aeg, enne kui on liiga hilja, midagi selle vastu ette võtta. Aga teeme nii, seni kuni see on abstraktne, läheme konkreetsemaks, et oleks veenvam. Üle 10 aasta on Vladimir Putin kartes Hiina mõju suurenemist vastu seisnud. Ta seisis vastu ühele lihtsale ideele. Muuta juaan, Hiina valuuta, Shanghai koostööorganisatsiooni ja arenduspanga põhivaluutaks. Struktuuri, mis peaks rahastama projekte Kesk-Aasias. Miks ta vastu seisis? Sest Kesk-Aasia on just see, mida nimetatakse lähivälismaaks. Mida Vladimir Putin peab eranditult Venemaa huvisfääriks. Ta on kunagi isegi öelnud, et see on nagu Venemaa tagahoov. Just, Kesk-Aasia on venelaste valdused. See on nende territoorium, nemad kontrollivad seal kõike. Ja Vladimir Putin suhtus kiivalt igasse katsesse mõjutada olukorda selles piirkonnas. Putin pakkus seal kaubanduseks välja rubla kasutuselevõttu või isegi mingit eraldi valuutat, aga kindlasti mitte Hiina juaani. Ja siin on tulemus. Viimase aasta jooksul suutis Xi Jinping saavutada Vladimir Putinilt selle järeleandmise. Hiina valitsuse nõunikud ja diplomaadid rääkisid sellest Wall Street Journalile. Finantsiline isolatsioon sundis Venemaad oma seisukohta ümber hindama. Nüüd on Moskva valmis selle pangaga liituma. Vastutasuks palub ta vaid garantiisid, et selle töö ei satuks lääne sanktsioonide alla. Telgin diplomaatilisest tavakeelde. Vladimir Putin andis Hiina juaanile omaenda tagahoovi. Kesk-Aasia andis Hiina rahale Kesk-Aasia, mida ta 10 aastat kaitses ja ütles, et see on meie territoorium. Mitte sellepärast, et ta tahtis, vaid sellepärast, et tal pole kuhugi minna. Muidu parim sõber lihtsalt virutab sellele juntunud vene lõustale.
ja nüüd minu arvates selle saate kõige plahvatusohtlikum detail. Wall Street Journali vestluskaaslane, kes on lähedane Venemaa eriteenistustele, teatas. Venemaal registreeritakse üha sagedamini Hiina spionaaži juhtumeid ja katseid värvata keskastme ametnikke. Jah. Niinimetatud parim sõber lihtsalt nuhib ja värbab Vene ametnikke, et nad töötaksid otse Pekingi heaks. Ja mida teeb Moskva? No võib-olla püüab spioone. Või kaebab Hiina kohtusse, saadab diplomaadid välja. Noh, nagu iga teise spionaaži puhul. Põhimõtteliselt nii, nagu teevad riigid. Kui avastatakse spionaaž, saadetakse välja näiteks suursaadik või siis saatkonna või konsulaadi ametnikud. Ei, Moskva ei tee midagi. Moskva ei kiirusta neid küsimusi avalikkuse ette tooma, selleks, et mitte halvendada strateegilisi suhteid Pekingiga. Ehk siis Vladimir Putin lihtsalt talub ja jälgib. On olemas selline sõna nagu kukold. Just see on Vladimir Putin selles olukorras. Siin on kogu piirideta sõpruse olemus ühes lõigus. Riik, mis algatab riigi reetmise kriminaalasju selle eest, et keegi saadab Telegrammis fotosid. Mis mõistab venelasi kohut selle eest, et nad läksid sinna mingile piketile paberitükiga. See riik neelab vaikselt alla oma ametnike värbamise. Ja teate miks? Sest kardab partnerit solvata. Ja siin ongi võtmemoment, pange tähele. Hiina värbab just keskastme ametnikke. Teate, miks see on oluline? Miks just keskastme omad? Miks mitte eliiti ja miks mitte madalamat taset? Just keskastme ametnikud. Sest just keskastme ametnikud saavad 50 aasta pärast kõrgema taseme ametnikeks. See tähendab, et Peking värbab just neid, kes hakkavad määrama Venemaa tulevikku pärast Vladimir Putini lahkumist. Peking peab Putinit lihtsalt kergeusklikuks ja mõjutab kogu tema lähikonda. Veidi varem selles saates ütlesin, et Hiina marineerib venelasi. Toon näite, kuidas see toimub. Nii marineerib Peking tegelikkuses. Kõige paremini on seda näha gaasi puhul. Siberi jõud 2. See on projekt, mida on arutatud üle 10 aasta. See peaks tõstma Venemaa gaasitarned Hiinasse kuni 100 miljardi kuupmeetrini aastas Gazpromi jaoks, kes on kaotanud Euroopa turu, on see üldse ellujäämise küsimus. Mida teeb Hiina? Aga Hiina venitab aega. 2026 aasta mais tegi Vladimir Putin oma 25. visiidi Hiinasse ja see oli tema 5. visiit alates täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu. Ta tõi tookord endaga kaasa 5 asepeaministrit, 8 ministrit, Gazpromi juhi, Rosnefti juhi. Seal oli tohutu delegatsioon. Vladimir Putin rääkis Pekingis piiritutest koostööperspektiividest Hiinaga. Allkirjastati koguni 40 dokumenti, kuid mitte ükski neist ei maini ei Siberi jõudu 2 ega isegi üldiselt koostööd nafta ja gaasi sfääris. Ja siis Kremli kõneisik Dmitri Peskov pärast läbirääkimisi pobises, et tsitaat, mõned nüansid on veel vaja kokku leppida, täpseid tähtaegu veel pole. Ja nii, kordan, juba üle 10 aasta. Ja samal ajal, kas teate, mida Hiina tegi? Nad nõudsid, et Vene gaasi hind langetataks 5 korda. Ta ütleb, miks te müüte venelastele, nendele metsikutele olenditele gaasi odavamalt kui hiinlastele? Ja Xi Jinping ütleb täiesti tõsiselt Vladimir Putinile, tee Hiinale sama hind, mis sul on siseturul. Just selle hinnaga, millega sa müüd venelastele, pead sa müüma gaasi ka hiinlastele. Ja kui Kreml keeldub, siis on Hiina lihtsalt valmis üle minema teistele tarnijatele. Ütleb, kuulge, siis ilmselt pole meil teie gaasi vaja. Seega järgmiste lepingute puhul palun langetage hindu. Ja asi on selles, et Vene gaasil polegi enam kuhugi minna. Euroopa kui turg on kaotatud, alternatiive pole. See tähendab, et võib survestada nii palju kui tahad. Ja siin on teile värsked uudised. Täna 14. juulil ilmus teade, et Hiina on üldse peatanud läbirääkimised Siberi jõud 2 projekti üle. Lisaks on Hiina vähendanud nafta sisseostmist välismaalt miinimumini. See on viimase 10 aasta madalaim näitaja. See tähendab, mõelge ise, kõige raskemal hetkel Venemaa jaoks, kui põlevad naftatöötlemistehased, kui nafta müügist saadav tulu langeb, kui riigis on kütusekriis ja iga ostja, iga strateegiline partner on oluline, võtab Hiina lihtsalt ja vähendab sisseoste ning külmutab peamise projekti. See ongi see venitamine, ehk siis, et Putin lihtsalt roomaks põlvili hiinlaste juurde
Hiina liidri juurde ja paluks temalt abi. Ja seni jälgib Xi Jinping lihtsalt, kuidas Putin püüab probleemi lahendada. Aga mis on huvitav, miks Peking hakkas rääkima Vladimir Putini lahkumisest just praegu? Vastus peitub Putini enda olukorras. Riiklik VTSOM lõpetas avalikult Vladimir Putini usaldusreitingu avaldamise pärast seda, kui see langes 29,5%-ni. See on kogu sõja madalain tase. 4 kuuga langes reiting peaaegu 10 punkti. See on rekord alates Venemaa pensionireformi ajast. Naftatöötlemine. Naftatöötlemine Venemaal on langenud 2005. aasta tasemele. Kütusekriis kogu riigis. Piirkonnad on juba peaaegu välja kuulutamas eriolukorda. Muide, Altai Krais teatati, et neil on toidukatastroof on kujunemas, sest kütusepuuduse tõttu ei suuda põllumehed lihtsalt saaki põldudelt kokku korjata. Ehk siis täiemahulise sõja 5. aastal on Vladimir Putin silmitsi väljakutsete kombinatsiooniga, mis on kogu selle aja jooksul pretsedenditu. Et ta on võimul ja hiinlased on pragmaatikud. Nad näevad täpselt samu numbreid ja täpselt sama olukorda, mida meiegi. Ehk siis nemad ei ole ju Vene propaganda mõju all. Venelastele võib rääkida mida iganes, et kõik on korras, naftatöötlemistehased põlevad, aga pole hullu. Me nüüd vastame nii, et ukrainlased lämbuvad. Ja meil saab kõik korda. Hiinlased näevad sama, mida meiegi. Nad näevad neid põlevaid naftatöötlustehasid, nad näevad Venemaa probleeme. Ja mida nad teevad? Nad teevad järeldused enne kõiki teisi. Ja järeldus on järgmine. Vladimir Putin rajas oma välispoliitika ühele teesile. Venemaal on suur liitlane, kellega koos ta esitab väljakutse kogu kollektiivsele läänele. Ta käis Pekingis 25 korda, andis Hiinale naftat allahindlusega on peaasi, et see liitlane jääks alles. Ta andis isegi Kesk-Aasia Hiina mõjusfääri ja Putin vaikib selle üle, et hiinlased värbavad tema ametnikke. Ja tema ise hüüdis, kuidas nad koos Hiinaga ehitavad mitmepolaarset maailma. Ja 2021 aasta lõpus, tuletan meelde, Putin isegi esitas väljakutse NATO-le. Ta ütles, lõpetage oma tegevus, sest kas te nägite, milline liitlane mul on? Kartke, nüüd me koos Hiinaga näitame kogu läänele koha kätte. Aga tegelikkuses pärast 5 aastat täiemahulist sõda sai Putin endale staatuse vähem kui 4% Hiina kaubandusest. Ehk siis ta polegi nii kriitiline partner. Külmutatud gaasijuhe Siberi jõud 2. Ehk siis Putin hooples, aga nüüd ütleb Hiina, et jah, hakkame vist selle jamaga lõpetama. Kõik, praegu ei tee midagi. Lisaks sai Putin selle, et Xi Jinping nõuab temalt gaasi hinda 5 korda alla lasta. Ja Hiina diplomaadid, kes juba tutvuvad nendega, kes tulevad pärast seda sai Vladimir Putin. Kõige alandavam selle loo juures pole isegi see, et Peking valmistub Putini järgseks Venemaaks. See olekski loogiline. On ju ilmne, et jah, diplomaadid valmistuvad, poliitikud on pragmaatilised, nad saavad aru, et kunagi Putin lahkub. Ei. Kõige alandavam on see, et Hiina teeb seda sellepärast, et tal on täiesti ükskõik, kes Kremlis istub. Putin on millegipärast kujutanud ette, et tema on tähtis kui tegelane, kui isiksus, kui subjekt. Ei. Oluline on vaid see, et Venemaa jääks isoleerituks, vihane kogu lääne peale. Ja mis Hiina jaoks oluline? Odav. Lihtsalt odav. Vladimir Putin alustas seda sõda, et taastada Venemaale suurriigi staatus. Aga ta sai hoopis suure, solvunud ja väga alandliku bensiinijaama staatuse, millele juba otsitakse järgmist juhatajat. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kõik selleks korraks. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!